Tere tulemast Eimi Kitsune taratuppa. On käes juulikuu viimane päev ja alates homsest siis privaatladumistele tasuta numeroloogilist analüüsi juurde ei tule. Aga nii nagu ma lubasin, siis sooduspakkumisena alates homsest siis tekib kodulehele selline võimalus, et te saate privaatset ladumist tellida koos numeroloogilise pisipaketiga, saate siis ise valida, et täis numeroloogilist paketti ma ei tee, et ikka need erinevad valdkonnad, mille vahel saab valida, et siis on koos taroladumisega kokku 25 € siis numeroloogiline analüüs pluss taro ladumine. Et muidu on taro 22 € ja numeroloogiline analüüs seal 5 € kanti jääb. Isiklik aasta vist oli 3 ja tööd ja ametid 4 €, et need on nagu natuke lühemad lahti kirjutada. Aga selline pakkumine siis. Nii, aga tegelikult olen ma täna siia tulnud selleks, et jagada teiega Taro Akadeemia kaardipakkide tutvustust. Ja eile jõudis minuni siis ka see 3. kaardipakk Rahataro. Ja võib-olla ütleme niimoodi, et tegemist ei ole selles mõttes reklaamiga, et keegi oleks seda minult tellinud. Mulle lihtsalt endale väga see Taro Akadeemia ettevõtmine meeldib. Kui nüüd kasutada seda sooduspakkumist ja kõik 3 pakki korraga tellida, siis see on tükk maad soodsam. Iga pakiga siin sees on olemas ka nii-öelda koodid, on olemas kasutusjuhend ja kui ma ei eksi, siis vist kas oli kõigis pakkides või oli siin esimeses pakis võimalus ka kaartide ostjal tellida siis soodushinnaga selline veebikursus, kus siis väga hästi seletatakse lahti need taro põhiomadused. Kuna mina olen põhiliselt ise õppija olnud, siis soetades need kaardid, avastasin selle võimaluse, et väga soodsa hinnaga on juurde kursus võimalik võtta. Siis ma võtsin puhtast uudishimust, et näha, et kuidas siis nii-öelda minu enda intuitsioon ja iseõppimine erinevatest allikatest siis harmoneerub selle kursusel räägituga. Ja läks kõik kenasti kokku, aga sain taro ajaloo kohta ka mõned põnevad faktid teada. Et kuidas siis nii-öelda need kaardid aja jooksul on muutunud. Et kui sind see ka huvitab, siis katseta. Ja mis on eriti armas, et koos kaardipakkidega saadetakse kaasa ka 3D prinditud väikesed kassikesed, mul on 2 tükki, sest see suhtetaro kaardipakk on siis Apollost mul ostetud. Ja need 2 kassikest on siis siin kõrval. Täna ma lubasin siis teha Rahataro lugemise, aga võib-olla alustuseks ma teen kaardipakid ükshaaval lahti ka ja näitan, mis siin sees on, et kellel huvi on, et siis poodides vist neid pakke nii-öelda lahti võtta ei saa. Siin taga on küll näidatud, kuidas need seletused siin peal on. Ma vaatan, jah, kõikidel on nii-öelda need pildid siin taga, et see on hea, mugav. Aga mulle just meeldib see, et nad on sellised hästi mõnusa suurusega, libedad kaardid, pehmed, käes hoida selles mõttes, et libisevad hästi. Ja kuigi mina keskendun pildile, siis see info, mis siin juures on meeldetuletuseks, et mis planeetidega on seotud ja nii edasi. Et see mõnikord aitab nii-öelda ladumises kaasa ka. Kui sa algaja oled, siis on muidugi väga palju infot siin.
aga mina lähtun ka sellest, et kui mul mõni märksõna siin nii-öelda köidab, et siis ma saan nii-öelda sellele kohe keskenduda ja välja tuua. Ja noh, mõnikord ladumise ajal, kui mõistus kinni kiilub ja läheb näiteks meelest ära, et mis see 3. veemärk oli, et oli kalad ja skorpion ja vaata see vähk ei tule meelde, et siis tavaliselt on nii-öelda need tähtkujud siin kenasti kirjas ja põhisõnum. Nii et selline ilus kujundus. Nii, eelmine kord ma tegin juba selle suhtetaro kaartidega ladumise ja siis ma sain ka tagasisidet, et tõesti väga ilusad kaardid on. Et need pildid on siin hästi hea kunstnik on olnud, et juba need jutustavad ja noh, mulle väga meeldib, et kaartidega kaasas on ka siis see e-raamat, mida on hästi mugav kasutada ja seal on ka mõningaid selliseid noh, nii-öelda kaarditegijate nüansse juurde pandud, et igas kaardis on ka kaardipakis on ka looja energiat ja seal on mõningad sellised tähendused, mida noh, on hea siis ka juurde võtta ja kui sa oled päris algaja, siis noh, iga kaardi kohta on A4 lehekülg seda teksti, nii et hästi põhjalik. Nii, aga võtame siis täna ette need rahataro kaardid. Võib-olla ma siis pärast huvi pärast kui on nii-öelda oma intuitsiooni pealt tõlgendanud ära, vaatan, piilun siia ka käsiraamatusse, aga üldiselt minu kogemus on see, et kes nüüd minu ja Merikese saadet vaatas, kus me minu sünnikaarti analüüsisime, siis see tööde ja ametite kolmnurga ülemine rida, mis oli 7, 11, 22, on siis andnud mulle piisavalt hea intuitsiooni, et usaldada oma sisetunnet. Mida ma veel ei saa, ma ei suuda veel piisavalt neutraalne olla endale kaarte ladudes. Et jah, ma saan vaadata selliseid teemasid, kus noh, mis ei ole nagu mille suhtes mul nagu noh, on emotsioon neutraalne. See tähendab seda, et see vastus ei kõrveta mind, aga kui on selline probleem, mis on noh, nii-öelda noh, väga terav või lahendust vaja, siis ma pigem eelistan, et keegi teine loeb neid kaarte ja tõmbab. Ja eraladumisi tehes ka, et olen avastanud, et mul on nii-öelda välja arenenud selline oskus, et ma ei tea, kas nüüd selle Reiki kursusega seoses või lihtsalt selle arenguga seoses, et ma suudan nii-öelda, nii kui ma ladumise lõpetan ja salvestuse kinni panen, ma suudan nii-öelda puhas leht olla, et ma isegi ei mäleta, mida ma rääkisin, kuidas ma rääkisin, ma räägin intuitsiooni pealt. Ja ma arvan, et see on nii minule endale hea kui ka kliendile, sellepärast, et noh, taro ladumine on ikkagi noh, nii nagu psühholoogi juures käimine, et kõik jääb nende seinte vahele, et noh, mina olen lihtsalt see neutraalne ärakuulaja ja räägin, peegeldan seda, mida kaardid näitavad, mis on siis see kaartide GPS ja siis jah, nüüd mõte hüppas ära. Ma jõudsin juba ette mõtlema hakkama, kuidas ma seda ladumist teen, et ma võiks ju mingid grupid teha, et ma ei võtnud mingeid kivikesi kaasa erinevaid, noh, need Reiki märgid siin on, aga teeme siis äkki niimoodi, et ma otsin jälle need. Vaatan, kas ma võtsin kaasa. Vist ei võtnud isegi, aga ei, võtsin ikka. Ma võtan siis need loomahingede kaardid ja nende põhjal siis saate valida. Ja võib-olla ehitame siis selle
ladumise üles nii, et esitame siis selle põhiküsimuse niimoodi, et missugune on sinu suhe rahaga? Et missugune on sinu suhe rahaga? Nii, näete, sellised tagused on. Ja siis on mul selline tore kotike ka siin, mis väga hästi siia juurde sobib. See on küll personaalselt mulle saadetud. Maris Romfletser saatis, siin on tema need väestavad sõnumid tema kalendrist. Aga ma arvan, et ma tõmban igale rühmale siis siit ka ühe sõnumi, et ei pea ainult minule jääma see, et olen lahke ja jagan. Nii, segan kaardid neutraalseks. Nii, ja siis võtan 3 loomahinge ja siis sa saad teha valiku. Nii, võtame siis, segan need kaardid ka ära. Võtame siis, esimene on meil haigur, ja teine grupp, jälle see paabulind tahab välja tulla, no kui ta tahab, siis ta tahab, las ta siis olla. Ja öökull, kõik linnud, ei olegi ühtegi looma, aga ju siis nii peab olema. Nii, ja panen siia iga linnu peale siis ka ühe sõnumi siit kotikesest. Vaatame, mis siit tuleb. Nii, hopsti. Ja pane pausi peale, kui vaja, aga grupid on siis haigur, paabulind ja öökull. Nii, jätan meelde, et see on number 3, see on number 2 ja alustame siis haigrupist. Paigalseis näitab õiget tegutsemishetke. Näitan seda linnukest sulle lähemalt ka. Alati tasub ise ka kaarti vaadata, mis sümboleid sa siin märkad, mis silma hakkab, mis värvid domineerivad. Kõik see on kõnekas. Nii. Ja vabandust, mingisugused rahavood vist läksid lahti, arvastasin grupil number 1. Loon enesele uue turvalise tuleviku, on siis selle grupi väestav sõnum. Nii, ja küsimus siis oli, milline on sinu suhe rahaga? Ja mulle väga meeldib see 5 kaardi ladumine, kui ma endale teen või nii-öelda päriselus, siis ma kasutan ka teisi ladumisviise, aga miks ma siin videotes just seda 5 kaardi ladumist eelistan, ongi see, et mul ei ole pikemat statiivi, et suurem pilt lauast peale jääks, et see 5 kaardi ladumine on hea ekraanil ära mahutada. Nii, aga missugune suhe on siis grupil number 1 rahaga? Vaatame, ootan põnevusega. Eile ma endale ühe esimese kaardi võtsin enda kohta ja minule tuli siis karikate kuninganna. Aga vaatame siis, mis sellele grupile tuleb. Suhe rahaga. Nii, ja mulle meeldib alati alustada kaardipaki põhjast. Mõõkade äss, mis tähendab seda, et inimene ei suuda vastu võtta konkreetseid otsuseid või eitab probleeme. Näiline tasakaal, rahateemadel tunnete allasurumine või vältimine.
No kahe vahel olek ja kui ligemalt seda tegelast siin vaadata, siis tal on ka silmad seotud, ehk siis ta justkui ei näe oma otsuste tagajärgi ja sellepärast ei julge seda otsust teha, aga kaardi sõnum ütleb, et otsustamata jätmine on ka otsus ja sageli kalliks minev otsus. Raha ei jää paigale, kui sina paigal seisad. Sa ei pea kohe kõike lahendama, väikesed teadlikud otsused viivad edasi. See on siis nagu üldkaart. Nii, vaatan huviga kohe siis ka, et kuidas siis siin ja siin selles käsiraamatus on siis tõesti pikalt välja kirjutatud. Ma võin teile isegi ette lugeda. Tuleb teha valik, otsus või kompromiss. Kaart sümboliseerib kaalumist, tasakaalu ja otsustusvõimet. Töö ja rahaasjades võib edu sõltuda võimest hinnata objektiivselt olukorda ja võtta vastu teadlik otsus. Kaart rõhutab, et tasakaal ja selge mõtlemine aitavad ületada ebakindlust ning leida parim tee edasiminekuks. On oluline seista oma otsuste eest, kaaluda võimalusi ja kuulata oma intuitsiooni kui ka olemasolevaid fakte. Ja siin on lisaks veel toodud eraldi välja töö, raha ja finantsid ja kaardi negatiivne tähendus ka. Et siin need kaardid tulid kõik praegu õiget pidi välja. Negatiivne tähendus tuleb siis, kui kaart tagurpidi on välja tulnud. Nii, tööalaselt mõõkade 2 viitab olukorrale, kus oled silmitsi 2 või enama tööalase võimaluse, projekti või otsusega. Kui oled tööotsingultel, võib see tähendada, et valiku tegemine nõuab rahulikku analüüsi ja keskendumist, et leida töö, mis sobib sinu eesmärkide ja väärtustega. Nii, kui küsid raha ja finantside kohta, siis rahalises plaanis sümboliseerib mõõkade 2 vajadust hinnata riske, planeerida otsuseid ja hoida tasakaalu rahalises tegevuses. Kaart kutsub kaaluma võimalusi, analüüsima investeeringuid ja läbimõeldud tegutsema. Ja kui nüüd tagurpidi oleks tulnud, aga rõhutan, selles ladumises ei ole, et siis ta viitab täielikult otsustamatusele, viivitustele, töö ja rahaasjades, kahtlustele, siis tööalaselt võib see kaart viidata otsuste edasilükkamisele, mis takistab arengut või tekitab stressi. Nii, see oli siis nii pikalt sealt toodud, aga ülejäänud kaartidega ma arvan, et ma tõlgendan siiski nii-öelda oma intuitsiooni pealt ja siit märksõnu otsin. Sellepärast, et iga kord, kui ma esitan konkreetse küsimuse, et siis ma nii-öelda tervet seda paketti ju seal ei vaata, ma vaatan, kuidas ta suhestub teiste kaartidega ja mida ta siis nii-öelda konkreetselt selles ladumises tähendab. Aga ma tahtsin teile siis näidata, kui põhjalikult siis üks kaart seal võtmes on lahti seletatud ja siin kaardi enda peal on ka tegelikult üsna põhjalikult. Nii, et sinu suhe rahaga ja päästav sõnum oli siis loon enesele uue turvalise tuleviku. Ehk siis selleks, et see turvaline tulevik oleks, tuleb sellest otsustamatusest lahti saada. Karikate 5 ütleb, et viimasel ajal ei ole sul rahadega kõige paremini. Võib olla nii-öelda kas töökoha kaotus või lihtsalt rahaline kaotus, näiteks palka on vähendatud või sissetulekud on kahanenud, mingisugune pettumus või viltu läinud investeeringud. Ja karikate 5 ütleb meile, et tegelikult su selja taga on 2 täiskarikat. Et sa näed praegu neid 3 uppi läinud karikat ja edasi saad liikuda siis, kui sa ei jää seda, mida sa kaotanud leinama, vaid võtad seda kui õppetundi ja liigud edasi. Et jah, rahaline kaotus teeb haiget, aga kõik ei ole veel läbi, sest 2 karikat on ju veel täis ja tasub endalt siis küsida, mida see olukord sulle õpetab.
noh, minule tuli kohe meelde see, kuidas mina esimest korda püramiidskeemiga kokku puutusin. No see oli 90ndatel vist lausa, kus olin veel tudeng ja noh, kuna selliseid püramiidskeeme ei olnud siin Eestis varem olnud, siis noh, ma ei olnud ainuke neid, kes selle ohvriks langesid, oli ikka mitu. Aga tänu oma intuitsioonile me väga miinustesse ei jäänudki. Et ma ikkagi õigel ajal hakkasin kahtlustama, tõmbusin tagasi, kuigi mu abikaasa mind ei uskunud ja ka oli teisi, kes ei uskunud. Oli selline, et ma ei tea, mis kleepsud, turvakleepsud mingisugused olid, mis tuli siis nii-öelda kokku kleepida ja välja lõigata, et neid kleepse saada, mingisugused välismaale mõeldud. Ja siis oli nii, et kõigepealt sa pidid nad välja ostma ja viisid tagasi ja siis said nii-öelda nagu rohkem raha, et alguses tundus, et kui mõnus võimalus, vaatan õhtul telekat, nokitsen, väike käsitöö ja suur raha teenimisvõimalus, et saan nii-öelda poole rohkem tagasi, kui sisse panen. Aga ühel hetkel, kui pärast esimest kolimist, kui firma vahetas asupaika, millegipärast lõi mul sisemine tuluke põlema ja viimasel korral ma ütlesin mehele, et ärme osta, ärme tee enam. Ja noh, mees ei olnud nagu väga nõus, et no mis mõttes, et hea lihtne viis raha teenida ja nii edasi, et noh, et firmad ikka kolivad. Ma ütlesin, et mul sisetunne ütleb, et ei, et see ei ole õige lugu. Mitte mingisuguseid märke õhus veel ei olnud. Ja no vist lõpuks jäi nii, et mingi väikese koguse mees ostis, aga mina ei panustanud sinna. Nii et lõppkokkuvõttes siis siis oli kroonid veel. Mingi 800 krooni või mingi selline summa oli, mida lõpuks siis nagu kaotasime. Ja siis ühel hetkel läksime sinna kohale ja nägime, et uksed on kinni ja need uksed jäidki kinni ilma seletuseta. Ja sellest kirjutati toona ajalehtedes ja väga paljud kaotasid, mõned isegi 1000 eurosid, mitte eurosid, kroone, siis olid kroonid. Nii et see oli minu karikate 5 õppetund. Mina õppisin sealt seda, et tuleb sisetunnet usaldada ja pärast seda tunnen püramiidskeeme juba palju paremini ära. Võib-olla sul on ka selline kogemus olnud kunagi. Edasi, mõõkade 10. No siin tuleb 2 sellist rasket kaarti kõrvuti välja, mis ütleb, et selliseid põhjajõudmisi on sul olnud. Et rahaline täielik kaotus, finantsiline murdepunkt, kus kõik on justkui kokku kukkunud ja jällegi tuleb siis nullist alustada. Et võta kogemus kaasa ja hakka ehitama uut rahalist alust, seekord teadlikumalt. Õpi endalt, mis vajas lõppu. Ehk siis neid 2 kaarti ma vaataksin lausa koos, et sa oled oma elus saanud, no see ei tähenda lähiajal, see võib olla nii nagu minul nooruses, oled saanud sellise valusa õppetunni. Aga see 10 on viimane kaart väikeses arkaanis numbrikaartidest, enne kui õukonnakaardid tulevad. See ütleb, et see on nüüd minevik. Ja 2 esimest kaarti 5-kaardilises ladumises tavaliselt näitabki seda, mis on nagu see põhi või olukorra alus. 3. kaart näitab seda, kuhu sa oled praegu jõudnud, mis on su südames, mis on su sees ja sa oled jõudnud müntide 6 energiasse, mis on väga ilus. See tähendab seda, et andmine ja saamine on tasakaalus. Rahaline abi, õiglane suhtumine kõigesse ja kõigisse, toetuse küsimine ja vastuvõtmine. Et see kaart tuletab meelde siis seda, et ma tõstan ligemale, sa saad lugeda, mis siin peal on. Ma räägin nii-öelda oma kogemust siia juurde. See kaart tuletab meile meelde seda, et väga oluline on ka õppida vastu võtma, mitte ainult andma. Sageli on üks meie suurimaid miinuseid see, et me ei oska vastu võtta või oma
töö eest väärilist tasu küsida. Kui tuleb välja müntide kuus, siis see näitab, et olukord on tasakaalu jõudnud. Ja veel ilusam on see, et see lõpptulemus, kaart number 4, on õigluse kaart, mis ütleb, et ausus rahaasjades, läbipaistvus, sa oskad märgata lepingutes ka pisikest kirja, sa teed selgeid otsuseid, võib-olla sa oled nendest valusatest mineviku kogemustest õppinud ja oled jõudnud punkti, kus sul rahaasjades on selgus. Kus sa oled õiglane nii enda kui ka teiste suhtes ja tähelepanelik lepingute vaatamisel. Ja üldenergia, mis siis ütleb seda, et karikate rüütel, et sinus on säilinud siiski selline emotsionaalne külg ka investeerimisse. See hoiatab sind, et püsi ikka seal müntide kuue ja õigluse energias siis materiaalses plaanis. Et kui rahaline plaan põhineb ainult tunnetel, võid eksida soovunelmatesse. Et iga pakkumine ei ole ühtviisi hea. Et usalda, aga kontrolli. Et isegi lähedasi inimesi, ma tahaks öelda siin. Et usalda, aga kontrolli on siis see sõnum. Nii, see oli siis grupp number 1 ja mulle tundus, et need kaardid rääkisid ikka päris hästi, et see sõnum oli selge ja jõuline. Kui sulle see meeldis, telli mu kanal, see on tasuta, pane like, kirjuta, kas sa tundsid ennast selles ladumises ära. Ja tuletan meelde, et veel on võimalik ennast kirja panna 2 kaardipaki loosimisse kuni siis 3. augusti südaööni 23:59 siis läheb lukku see ja mul on tehtud see registreerimine nii, et igaüks saab 1 kord ennast kirja panna, et algul ma märkasin, et olin kogemata see lahti lasknud või jätnud või unustanud panemata, et seal mõned nimed olid topelt, aga loosirattasse ma panen ikkagi kõiki 1 kord. Ja loosi lähevad siis kõigepealt 1 pakk numbrite keele merikese kaarte ja minu siis kaksikhinge kaardid, mis on selliste maandavate sõnumitega igapäevaseks meeldetuletuseks. Nii, link on siin postituse all ja aitäh, et kuulasid ja järgmise korrani. Ja nüüd tere grupp number 2, Paabulinnu grupp. Teile ütleb Paabulind, väljenda oma andeid avalikult ennast alavääristamata, ehk siis ütleme niimoodi, et ennast väärtustades. Sära, sa oled loodud särama. Tuletan meelde, teema oli tööraha, rahataru kaartidega ja küsimus oli, et missugune sinu suhe rahaga. Ja väestav sõnum kõlab nii, luban endale väikeseid ja suuri rõõme. Ja vaatame siis ja teeme siis nii nagu esimese grupiga, et ma vaatan nii-öelda, loen põhjalikumalt seda kaardipaki põhjakaarti sealt juhendist. See on selline nagu üldenergia. Ja ülejäänud siis oma intuitsiooni pealt tõlgendan, et kui sulle endale huvi pakub, siis tõesti tasub seda kaardipakki soetada, hästi lihtne kasutada, tõlgendused olemas ja selline igapäevane ja praktiline, et miks mitte oma taroteekonda just sellisest kaardipakist alustada. Ja tuletan veel meelde, kes ei ole näinud minu seda lugu, kus ma räägin tarokaartidest ja võimalustest, et tarokaardid on nagu GPS, mis näitavad suuna, nad ei ennusta, nad näitavad, millist teed võiks valida, mis on võimalused, mis on miinused, plussid
aga sina oled see autojuht, kes valib tee ja suuna ja sa ei pea seda GPS-i üldse kuulama. Aga see võib mõnikord su elu lihtsamaks teha. Millegipärast oli tunne, et sellele grupile pean seda meelde tuletama. Nii, aga milline oled siis sina raha ja töö ja finantside maailmas? Vaata, kas sa tunned ennast ära. Nii. Kas ma võtsin nüüd kaardipaki tagurpidi kätte? Tundub niimoodi, jah. Keeran nad siis õiget pidi. Et nad ei ole mul kõik väga nii-öelda teistpidi läinud, et kui kaardipakk nii-öelda tagurpidi käes on, et siis need tähendused ju muutuvad. Nii, oi kui huvitav. Esimesel grupil tuli ka see karikate baas viimasena siin välja. Aga alustame siis sellest, et kaardipaki põhjas on mõõkade kuus. Enne kui ma võtan selle nii-öelda juhendi lahti, siis ma räägin sellest kaardist nii, nagu mina seda tajun või mina seletan ja siis vaatame, mis tuleb nii-öelda juurde siit juhendist. Mõõkade kuus tähendab minu jaoks stabiliseerumist ehk siis mässavalt merelt, tormiselt merelt rahulikematesse vetesse jõudmist, mingit selginemist, mingit lahenemist, mingit taipamist. Nii, ja kaardi peal on ka kirjas, et suunavahetus, vaikne lahkumine, selginemine ja rahunemine, ajutine taandumine. Et edasi liikuda tuleb midagi maha jätta, vana kaose külge klammerdumine ei loo uusi alguseid. Lõpeta võitlemine, see annab ruumi uuele energiale. Oled liikumas stabiilsema elufaasi suunas, aga ära kiirusta. Mõtle oma otsused hoolikalt läbi. Nii, ja käsiraamat ütleb meile siis järgmist. Mõõkade kuus. On vaja teha üleminek, lahkuda raskest olukorrast või liikuda stabiilsema ja tasakaalukamat tuleviku suunas. Kaart sümboliseerib liikumist, kohanemist ja tervenemist. Töö ja rahaasjades saab edu saavutada siis, kui oled valmis muutusteks ja jätad selja taha takistused või ebastabiilsuse. Oluline on hinnata oma olukorda, teha teadlikke muudatusi ja liikuda samm-sammult kindlama tuleviku suunas. Tööalaselt mõõkade kuus viitab olukorrale, kus oled silmitsi mingi üleminekuga. Projektide muutumise või uute töövõimalustega. Kui oled tööotsingutel, võib see tähendada, et sujuv üleminek ja strateegiline planeerimine aitavad leida positsiooni, mis pakub rahuldust ja arengut. Raha- ja finantsmaailmas sümboliseerib mõõkade kuus vajadust teha rahalisi muudatusi, liigutada ressursse ja stabiliseerida rahalist olukorda. Kaart kutsub tegutsema läbimõeldud, planeerima üleminekuperioodi ja hoidma rahalist tasakaalu, et saavutada stabiilne ja jätkusuutlik olukord. Kui see kaart tuleb nüüd tagurpidi välja, aga nagu ma ütlesin, ma tõstsin terve paki nii-öelda praegu siis ümber, sest mul oli kaardipakk lihtsalt tagurpidi käes. Seda tasub kontrollida, kui kõik kaardid tagurpidi välja tulevad. Tagurpidi tähenduses siis mõõkade kuus võib osutuda viivitustele, muutuste vältimisele või läbikukkumisele töö- ja rahaasjades. See võib tähendada ülemineku raskuseid protsessis või varasemate vigade kordumist. Tööalaselt võib kaart viidata takistustele, kohanemisraskustele või ebaefektiivsetele planeerimistele. Nii, aga sellele kaardipakk tuli nüüd tagurpidi algul mulle kätte võib olla ka põhjus, kuna tegemist on üldise ladumisega, siin on erinevaid inimesi
siis võib see tagurpidi tõlgendus või tähendus mõnega resoneeruda. Et võta sina kaasa see, mis sobitub sinuga ja jäta see, mis sulle ei sobitu. Nii. Selle grupi inimeste hulgas, need kaardid siis seletan oma intuitsiooni pealt lahti, on siis neid, kes on rahamaailmas olnud võidukad. Nad on saavutanud suurt edu ja tunnustust, on mingis mõttes nagu väga, väga edukad olnud. Aga midagi on siin vahepeal selles mõttes nüüd muutunud, et nad on täiesti nullist alustanud. Noh, kas karjääri või suuna muutmine, millegi selja taha jätmine ja täiesti nii-öelda uus algus. Ehk siis, noh, mina tõlgendaksin seda praegu nii, et on oldud küll mingil karjäärialal edukas, noh näiteks kuskil firmas, siis ühel hetkel on sellest kõrini saanud ja tekib tahtmine olla ise oma aja peremees, oma finantside peremees ja alustada näiteks uut firmat, finantsiline vabadus, et see on nagu südames. Ja see samm on üsna julgelt tehtud. Kuid tulemus on olnud see, et see on siis sauade 7, et teised ei ole seda nagu väga mõistnud või tundub, et ta on nagu sellist hukkamõistu saanud. Või siis on see algus siiski olnud raskem, kui ta on arvanud, et kaart ütleb, et piire on vaja kehtestada, oma väärtuste hoidmine ja konkurentsis püsimine on oluline. Et oluline meeles pidada, et kõigile ei peagi meeldima. Sa ei pea kellelegi mitte midagi kunagi õigustama. Igal ühel on niikuinii oma arvamus ja seda mõttetu muuta, ta on niikuinii oma arvamuses kinni. Sina tead, et sa teed õiget asja. Sa liigud stabiilsuse ja rahulikemate vete poole, finantsilise külluse poole. Sina ei pea seletama, miks sa nii-öelda kindlalt palgatöölt ära tulid ja otsustasid nii-öelda nullist oma ettevõtet alustada. Või siis ükskõik mida, kuhugi mujale tööle minna, mis teiste silmis võib-olla nii väärtuslik millegi pärast ei tundu. Küll aga karikate paas hoiatab ka seda gruppi, et kui ignoreerid oma sisetunnet rahateemades, juhib sind lõpuks hirm ja teiste arvamus. Kui tekib uus idee, anna sellele ruumi areneda, aga ära toorama, tark ei toorama. Rahaasjades emotsionaalne pakkumine baasi näol ei ole küps pakkumine. Armastuses on see ilus uus algus ja nooruslik energia, aga rahaasjad tahavad küpsust ja läbimõtlemist. Nii, selline oli siis grupi number 2 ladumine. Kui meeldis, pane like, telli mu kanal, kui sa seda veel teinud ei ole. Osale numbrite kelle merikese kaardipaki loosimises ja minu kaardipaki loosimises, link on all. Tule ka Facebooki kinnisesse gruppi, kus ma iga päev päevakaarte jagan ja kohtumiseni järgmistel kordadel. Nii, tere grupp number 3, öökulli grupp. Öökull tuleb teile siis ütlema, et sisemine tarkus tuleb pinnale, kui lubad endal kuulata. Ehk siis rääkimine hõbe, vaikimine kuld, ehk siis kuulamine, tähelepanelikkus ja võimalused jõuavad sinuni. Ja väestav sõnum, olen terviklik ja kõik tuleb ise minu juurde. Väga hästi kõlab kokku. Nii. Oleme siis rahatara kaartide tutvustamise juures ja nii nagu esimesel 2 grupilgi siis kaardipaki põhjakaarti ma näidisena loen ette siis käsiraamatust, et sa näeksid, kui põhjalikult on siin kõik lahti seletatud ja ülejäänud kaartidega siis nii-öelda oma kogemusest ja intuitsioonist. Sest alustuseks või õppimiseks on see väga hea, aga kui oled juba nii-öelda
rohkem kaardiladumisi teinud, siis järjest ja järjest rohkem intuitsioon töötab ja iga kord ei ole kõiki tähendusi tarvis vaja tuua, sest oleneb ka kaardi positsioonist, kus ta paikneb, millist ladu, mis sa teed, mis tähendusi tuleb tõlgendada, kuidas ta suhtestub teiste kaartidega ja nii edasi. Aga näiteks see kaardipakk sobib väga hästi siis, kui sa tahad näiteks lihtsalt päevasõnumit või ühele küsimusele ühte kaarti tõmmata, et siis saab siit käsiraamatust väga pika ja põhjaliku vastuse. Nii, aga meie põhiküsimus oli see, et missugune suhe on sinul rahaga ja vaatame, mida siis kaardid räägivad. Nii, ja seekord ma jälgisin, et ma võtaksin kaardipaki õiget pidi ja segasin meelega nii, et kui mõni kaart sattuski tagurpidi, siis ta sattus. Järelikult sellel on tähendus. Nii, alustame kaardipaki põhjast. No mis oleks ilusam? Üldenergia. Sul on stabiilne töökoht, müntide 10, pikaajaline karjäär. No see perekondlik toetus, pärandus või vara, see võib müntide 10 puhul tähendada ka näiteks seda, et sa töötab kollektiivis, mis on nagu üks pere või selline kokkuhoide. Ja kui oled saavutanud rahalise kindluse, mõtle, kuidas seda hoida, kaitse oma vara, lepinguid tasub hoolega üle lugeda ja nii edasi. Nii, aga nüüd vaatame siis, et sa saaksid aimu, kui põhjalikult on siin juhendis sellest räägitud, siis loen selle sulle ette. Müntide 10 sa oled saavutanud stabiilsuse, turvatunde ja pikaajalise rahalise kindlustatuse. See kaart sümboliseerib küllust, professionaalset edu ja saavutuste jagamist teistega. Olgu selleks perekond, meeskond või kogukond. Töö ja rahaasjades on oluline mõelda pikemas perspektiivis ja luua stabiilsust ja tugev plaan. Oluline on väärtustada saavutatud edu ning jagada seda teistega. Edu ei seisne ainult rahas, vaid tugevas tugivõrgustikus. Tööalaselt võib viidata olukorrale, kus oled saavutanud keskkonna, mis pakub stabiilsust, tunnustust, koostöövõimalusi. Kui oled aga tööotsingutel, võib see tähendada, et sinu oskused ja pühendumust toovad võimalusi, mis tagavad pikaajalise kindlustunde tööalaselt ja ka professionaalselt. Rahalises plaanis sümboliseerib müntide 10 pikaajalist stabiilsust, finantsilist kindlust ja ressursside teadlikku haldamist. Kaart kutsub sind üles targalt planeerima ja investeerima, et saavutada jätkusuutlik rahaline heaolu. Nii, aga kui nüüd see müntide 10 tuleb tagurpidi välja, siis see on negatiivne tähendus ja sellisel juhul tähendab kaart, et võib osutada liigsele materiaalsetele väärtustele, keskendumisele, ahnusele, liigsele konservatiivsele suhtumisele töö ja rahaasjadesse, võib tähendada muutuste kartust, riskide vältimist. Tööalaselt võib kaart viidata siis ka hierarhilisele ja staatilisele struktuurile, mis takistab uuendust ja arengut. No mina omalt poolt lisaksin juurde veel, et kui see tagurpidi tuleb, et siis tõenäoliselt töökollektiivis võib ka hõõrdumist olla, et kõik ei saa üksteisega hästi läbi. Aga teil tuli ta õigetpidi välja. Nii, nüüd ma jätan selle käsiraamatu sinna, kus ta on ja tõlgendan siis oma nägemuse järgi. Teie rida alustab sauade 10, mis näitab seda, et mingisugune väga raske ja töökas periood on selja taha jäänud. No ega te ilmaaegu siia, teil on siin veel ka karikate 10 keskel. Te olete väga edukad olnud. Pole siis ime, et te olete alustanud kuskilt, kus te pidite liiga palju töötama ja liiga vähe raha saama.
kus siis oligi liiga raske, et sealt olete siis tasakaalu väljumas. Müntide 2 tähendab tavaliselt nii-öelda kahe vahel olekut. Võib-olla te olete töötanud ka korraga mitmel töökohal. Justkui nagu kohustustega žongleerinud ja samas see müntide 2 võib ka sellist, võib ta nii tasakaalu kui ka ajutist ebastabiilsust tähendada. Et kuidagi nagu kahe vahel olekut. Et tasakaal ei teki iseenesest, see luuakse ja see kaart nõuab paindlikkust. Aga te olete jõudnud karikate 10-sse, nii kaardipaki põhjas müntide 10 kui ka siis nii-öelda kolmas kaart või see teie nagu olemus või see tunne, kuidas te ennast tunnete, on karikate 10. Mulle tundub, et selles ladumises tähendab see seda, et sa teed tööd, mida sa päriselt armastad ja sa tunned seal töökollektiivis ennast hästi. Ja sinu jaoks on raha vahend, mitte eesmärk. Et pigem siis nii-öelda see raha on justkui selle emotsionaalse külluse saavutamiseks vajalik vahend. Küll aga see kaart hoiatab selle eest, et vaata, et oleks tasakaalus siis eraelu ja tööelu, et jääks ka pereeluks piisavalt aega. Ja huvitav sünkroonsus on see, et enne karikate 10 või müntide 2 ehk nii-öelda see kahe vahel olek, siis nii-öelda praegu oled justkui sauade 2 jõudnud, kus tuleb ka mingi valik teha. Et sa kaalud erinevaid võimalusi, kui ilus, ja tuleb sauade 3 kohe järele. No seda on nii hea seletada. Sauade 2 näitab seda, et sa kaalud võimalusi. Kuidas edasi minna, kuidas oma ressursse kasvatada. Ja sa oled aru saanud, et raha ei kasva siis, kui sa liigselt mugavustsooni kinni jääd. Et mingi otsus tuleb teha, sa kaalud, mõtled kannatlikult, natukene võib-olla ka kirglikult. See on siis nii-öelda mõõdetud risk, aga see näitab suuri võimalusi ja sa jõuad siis nii-öelda praktiliste sammudeni või tegudeni. Ja kaart ütleb sulle, et mõtle suurelt, pikaajaline planeerimine on hea ja igal juhul edasiminek, progress on sauade 3. Ja ära jää ootama ideaalset hetke, vaid alusta täna. Väikesed sammud viivad suurte tulemusteni. Ja nagu see öökull ütles, kõrvad lahti, kasuta oma intuitsiooni, kasuta oma teadmisi ja rahavoog on tulemas. Nii, ja maag tuleb siia järele ja kohtukaart ka, nii et oled ise oma õnne sepp ja igal juhul uus suund on jälle su ellu tulemas. Nii, aga selline tore ladumine siis tuli. Loodan, et sulle meeldis. Kui sa mu kanalit ei ole tellinud, vajuta telli nuppu ja ka seda kellukest, et uued postitused kohe sinuni jõuaksid. See on tasuta. Kui soovid eraladumist, kontaktid on all. Osale siis ka kaardipakkide loosimises, link on all, saab kirja ennast panna. Ja mida mina kokkuvõtteks saan öelda, on siis see, et mulle väga meeldib see, mida Taro Akadeemia teeb. Need on nii mõnusad kaardid. Ma arvan, et need jäävad päris tükiks ajaks mu lemmikuks. Ilusat päeva sulle ja kohtume järgmistel kordadel.